Dodge Charger ja Challenger on muskelautode sünonüümid. Need on tõelised filmistaarid. Vanishing Point, Bullitt, Dukes of Hazzard, Fast and the Furious ja see nimekiri lihtsalt jätkub ja jätkub. Ühesõnaga, need on nii puhtaverelised bensiinipeade masinad, kui üldse ollagi saab. Kuid nüüd on see legend teinud radikaalse sammu tuleviku suunas ja reeglid täielikult ümber kirjutanud. Selline muskelauto. Näeb välja nagu Challenger, aga tegelikult muudeti selle nimi ära Chargeriks. Sellised logod. Scatback Stage 2. No see tähendab seda, et see auto on nelikveoline. See arendab 680 hobujõudu. Üle 800 newtoni. No, see on ikka üsna kiire auto ju. Ja ma näen, et siin on ka Dodge'i uued logod, mis tegelikult ei olegi uued logod, sest et selliseid logosid kasutati 60-ndate, 70-ndate Dodge'i autodel ja Dodge on öelnud, et nad on sellesse autosse pannud kokku nii mineviku kui ka tuleviku. Mis see siis täpselt tähendab? No see tähendab seda, et see 350 hobujõudu, mis esisillas on ja 350 hobujõudu, mis tagasillas on, seda tehakse elektriga. Ehk siis see on maailma kõige esimene ja tänasel päeval ainukene muskelauto, mis on täiselektriline. No ja nüüd läksid kõik vaatajad ära. Ega see nüüd nii hull ka ei ole. Arvestage seda, et tänasel päeval kahjuks ei saa väga vägevaid bensiinimootoriga autosid nii palju teha. Pead CO2 trahvi maksma. Ja sellepärast on Dodge teinud muskelauto elektriliseks. Või tegelikult õigem oleks öelda, et nad tegid elektriauto muskelautosse. Et siis see oleks natukenegi põnevam. Elekter on ju tegelikult ju üsna igav muidu. Aga see on täiesti uuel platvormil, ehk siis Challengeriga ei ole siin enam platvormi poole pealt ühtegi seost. Siin on meeletult suur aku, üle 100 kilovatt-tunni, millest kasutatav natukene üle 90. Ja nagu ma ütlesin, et siis esisillas on 350 hobujõudu mootor ja taga ka. Ehk siis need mootorid ei ole erineva võimsusega, nagu teinekord paigaldatakse sellistele elektriautodele. Ja mis on nagu omapärane, on see, et sellele autole on tehtud siia selline aerodünaamiline tiib. Ehk siis siit ma saan käe läbi panna ja siit teiselt poolt kinni võtta. Ja siin ees on loomulikult pagasiruum. Tegelikult on selle autol ka tagapagasiruum natukene teistsuguseks muutunud. Kui sa vaatad peale, tundub see nagu kupee olevat. Aga kui see tagaluuk lahti teha, siis hoopis luukpära. Ja Charger täna täidab siis nii kupee kui ka sedaani funktsiooni. Charger Daytona on saanud endale Fratsoniku nimelise väljalaske ja see väljalase on Dodge'i poolt patenteeritud. See tähendab seda, et siin põhja all on ühed torud, kus sees on kõlareid ja neid kõlareid siis võimendab 600-vattine võimendi. Ja see meenutab mulle tegelikult natukene tegelikult seda ajastut, kui autodesse tulid esimesed võimsad helisüsteemid. Ja me käisime sõpradega alati küsimas, et kuule, kui võimas subakas sul autos on. Ja mul on tunne, et tulevikus hakkavad minusugused autohuvilised käima siis autode juures, et kuule, mitu vatti sul sumsis on. Nojah, paneme siis selle lustikummuti kinni. Pagasiruumiga on nüüd niimoodi, et siia mahuvad küll vähemalt 4 reisi ja golfikotid ära. Nii et golfi saad rahulikult minna mängima. Ja kui sul on vaja vanaema kummut ära vedada, siis saad ka seljatoed 60-40 suhtes alla klappida. Nii et nüüd on see autoga veel praktiline. Aga maailm täitsa hukkas ei ole. Chargerit saab ka
väga võimeka Rida 6 bensiinimootoriga, millel topeltturbod ja me proovisime seda uuel Rammil ja see oli väga muljetavaldav. Ja muide, juba spekuleeritakse ka, et Hellcat tuleb tagasi, ehk siis V8 peaks ka siia tulema. Charger Daytona Scartback Stage 2 arendab 680 Euroopa hobujõudu ehk 500 kilovatti 850 newtonmeetrit. Akupaki kasutatav maht on 93,9 kilovatt-tundi. Kodus saab laadida kuni 11 kilovatiga ja kiirlaadijas kuni 183 kilovatti. Natukene vajavad igapäevasel sõitmisel harjumist just need peeglid. Need on hästi pisikesed ja need meenutavad mulle mõnda 60-ndate, 70-ndate autote. Aga nagu Dodge ütles, et ta pani siia autosse nii mineviku kui ka tuleviku ja selliste mineviku hõngu on siin igal pool tunda. Ja selle peegliga harjud ära, lihtsalt kallutad ennast korra siia niimoodi vastu klaasi ja siis lähed jälle tagasi oma õige istumisasendi peale ja näedki ära, mis selja taga toimub. Aga mis mulle meeldib selle auto puhul see, et ta tundub hästi selline neutraalne, naturaalne, väga sarnane eelmise põlvkonna Challengerile ehk siis autole, mida see siis tänasel päeval asendab. Ja auto on vaikne, vedrustus on mugav, rool on parajalt raske, nii et igapäevaseks sõiduks jällegi kõik vägagi paigas ja EPA järgi ehk siis see on ameeriklaste VLTP standard. Selle järgi saab selle autoga sõita kas 388 kilomeetrit või 348 kilomeetrit ja see sõltub siis, et missuguste rehvidega see auto on. No siin talvel Eestis mina ütlen, et arvutuslikult mina sain selle autoga niisugune 300-320 kilomeetrit. Aga olgem ausalt, enamus elektriautod tegelikult talvel sõidavadki selline 300-350 kilomeetrit. Ja mis mulle meeldib selle auto puhul võib-olla kõige rohkem on see, et ma ei tunne ennast siin rooli taga nagu elektriautos. Et pigem ongi Dodge väga hästi suutnud teha elektriauto lahedaks. Kuulge päriselt, siin tagaistmel on üsna mugav istuda. Siin on ruumi küllaga, nii laiupidi kui ka jalgadele, põlvedele. Ja kui ma sirge seljaga olen, siis mul on kukal vastu lage. Aga tänu sellele, et siin on suur selline klaasist katus, on siia valgust hästi palju sisse suunatud ja see muudab selle olemise siin avaraks. Isegi need väiksed küljeaknad ei häiri mind ja siin materjalid on ka tegelikult need on niimoodi, et siin küljepolstrid on ikkagi kõvast plastikust, aga käepide on selline pehme ja istmesoojendused on olemas ja 2 USB-C pesa ja 2 Isofix kinnitust on ka tagaistmel olemas. Käetugi on ka olemas, see on üsna lai, aga lühikene ja kui ma siin istun, siis on selline lugu, et mul on tegelikult küünarnukk siin topsi hoidjates, aga see oleks võinud olla natukene parem. Selle autoga parkimisel arvesta muidugi seda, et see uks on umbes meeter pikk, ehk siis see vajab üsna palju ruumi, et sa siia autosse siis sisse saaksid. Ja kui sa siin juhi kohal oled, siis ausalt öeldes mitte miski ei annaks aimu, et tegemist oleks elektriautoga. Siin on kõik täiesti normaalne, siin on kõik täpselt nii, nagu ühes Ameerika muskelautos peaks olema. Ilusad ekraanid ja siis siin ekraani all on veel selline nupupaneel. See on küll puutetundlik haptilise tagasisidega, aga see on jällegi niimoodi paigutatud, et see jääb kohe vaate välja, nii et sa ei pea väga palju otsima, millist nuppu vajutada. Pigem pöörad sa rohkem tähelepanu nendele alumistele nuppudele, mis on täis füüsilised. Näiteks nagu rajaabilise väljalülitamine, veojukontrolli väljalülitamine või siis stardiabiline. Aga nendele sa vaatad sellepärast siia allapoole rohkem otsa, et need jäävad nagu serva taha. Helisüsteem on Alpinelt ja see mängib väga mõnusalt ja istumisasend. Kui väga norida, siis justkui natukene kõrgemapoolsem, aga ikkagi mugav. Iste ise suur, lai ja saad neid külgtugesid kokku veel reguleerida, et siis oleksid veel sportlikumalt siin.
keskkonsool ka väga mõnusalt paigutatud, niimoodi, et ikkagi üks juhtmevaba laadija on olemas, mis on ju eriti oluline. Ja siis on selline väiksem laegas topsihoidjad olemas ja vanematelt 70ndate autodelt sniiti võetud käigukang, mis on siis nii nimetatud püstoli käepide. Aga tegelikult on see auto väga lapsik. Ma mõtlen ikka väga lapsik. Kuulake ise. Ja see kõlab väga tehislikult. Siin ei ole kahjuks käiguvahetusi nii nagu näiteks Hyundai Ioniq 5N-il ja ei saa tekitada sellist tunnet, nagu ma oleksin ise nii nimetatud päris autoroolis. Aga samas muskelauto puhul on ju tegelikult ikkagi väga oluline, et see auto teeks häält. Ja häält teeb see nii, et 126 detsibelli öeldakse, et maksimaalselt tuleb siit kõlaritest välja. Ja no, kui me võtame tegelikult teised sisepõlemismootoriga autod, siis nendel on ju ka kõlaritest suunatud heli siia autosalongi. Nii et selles mõttes ma ei saaks öelda, et midagi nüüd nii väga valesti oleks. Võib-olla ongi Dodge leidnud sellega, et me tekitame auto, mis muudab elektriauto omanikud normaalseks. Ehk siis äkki see mõjub selliselt, et elektriauto omanik tahab ka ikkagi bensulõhna ja V8. Aga mine sa tea. Igatahes kiiresti sõites saad sa selgelt aru, et Baruto istub sul turja peal ja sa maadled pidevalt ikkagi korraliku sumomaadlejaga. Sest et kui ma võtan siia võrdlusesse Challengeri, mis kaalus umbes 1,7, 1,8 tonni, võib-olla 1,6 tonni, siis see auto kaalub peaaegu 2,8 tonni. Ehk siis umbes 900 kilogrammi on kaaluvahet. Ja te mis tahad, seda 900 kilogrammi tunneb peaaegu igaüks, et see auto lihtsalt on niivõrd palju raskem. Küll veermiku häälestus, rooli häälestus, pidurid, kõik on sellised nagu ühel muskelautol olid enne. Ehk siis nagu eelmise põlvkonna Challengeril. Väga mõnus on sõita. Ja millest ma võib-olla siin autos ongi kõige rohkem puudust tunnen, ongi see käiguvahetus, et see võiks ka olla. Ja see teeks selle auto aeglasemaks. Täna ma ütleks, et see auto on meeletult võimekas, 0-100 umbes 3,5 sekundit. Nii et ei saa kohe kuidagi kurta, et see elektriauto nüüd midagi aeglane oleks. Aga mida peab meeles pidama selle auto puhul on see, et ta on alati tehtud nii, et ta on justkui nagu tagaveoline auto. Ehk siis koha pealt hakkad ära minema või siis natukene kiirendad, siis tagarattad teevad kerge sellise puusanõksu ja siis hakkab esisilt siis kaasa vedama, et sa saaksid võimalikult kiiresti siis selle autoga liigelda. Küll on siia toodud ka hästi palju selliseid lapsikuid mänguasjasid, ehk siis sa saad muuta, kui kõvasti see väljalase töötab. Saad häälestada siis roolisüsteemi, pidureid, saad selle auto muidega tagaveoliseks lülitada, ehk siis drift-režiimi. Aga drift-režiimi saab siis kasutada, kui see auto on 800 kilomeetrit sõitnud. Ja minu jaoks oli see ka natukene üllatav, et elektriautole tuleb sisse sõit teha. No, ma ei tea, võib-olla siis siin on kuskil mingid õlirõngad, mis on vaja ilusti sisse sõita, et pärast tulevikus hakkab äkki õli sööma. Mine sa tea. Aga kogu selle lapsikus ongi tegelikult selle auto võiti. Ja arvestades selle hinda, kuulge, see auto maksab 70 000 eurot. Sa saad selle raha eest absoluutselt kõik asjad, mis siin on. Ja ma ei näe isegi, et ükski teine auto oleks selle raha eest nii kiire. Kui nüüd siia tuua veel võrdlusesse Hyundai Ioniq 5N, mis on oma olemuse poolelt kõige lapsikum, aga mitte sõiduomaduste poolelt kuidagi ligilähedane või üldse auto enda olemuse poole pealt ligilähedane, siis see Hyundai maksab 10 000 eurot rohkem kui see elektriline Charger. Aga kuulge, see on ikkagi muskelauto. Ja hoolimata sellest, et see on elektrine. Lased siin akna alla,
hüppad kõlaritest mootori mürisema, hüppad käe siia ukse serva peale ja kuulge, juba tunned ennast lahedalt. Olgem ausad, ehtsast V8-st on Daytona kaugel ja puristid jäävadki seda vihkama. Aga kui vaadata seda tänapäevase paratamatuse ehk särtsuautode kontekstis, siis on see üks väheseid elektriautosid, millel on päriselt iseloom.